Vänts, motoauto entusiastid ilmselt teavad Eestis nii mõningadki sind ja kes jälgivad Laisaarlase lehekülge, siis on enam-vähem su tegemistega kursis ka, aga mis sa teed igapäevaselt? Ma teen igapäevaselt igasuguseid asju. No tegelikult ma nagu originaalis olen ikkagi viimased aastad tootnud reisisarjasid ja selle kõrvalt teinud siis vaikselt tipet-näpet autoajakirjandust ja selle kõrvalt organiseerinud erinevaid üritusi ja asju. Motoriseeritud üritusi, jaa, sest igasuguseid üritusi muidu korraldatakse, on ju, aga motoriseeritud üritustega on vähe lihtsam. No mulle endale meelepärasem ka. Hakkame sellest sinu nii-öelda magamistoast peale. See Respo Agise just kui põhjal midagi siin modifitseeritud, et tavapäraselt nagu, sellist treffi ei ole või siis markiisi külje peal. Tegelikult kui Respo 3-4 aastat tagasi hakkas neid minikaravane tegema, siis oli see esimene asi kohe, mis mul südame põksuma pani, et mulle see suure Agise kaasasvedamine ei paku mulle mingit rõõmu. Aga sellel on mingisugune oma rõõm ja siis mul oli kõigepealt üle-eelmisel aastal see kõige lühem variant ja tavalise rattaga ja kogu aeg, kui nad siis mingil hetkel töötasid välja selle off-road variandi, mis on siis selle suurema rattaga ja oli ägeda vedrustusega ja kõik need muud tilulillud ägedad olid küljes, on ju, siis mul süda tegi kohe nagu topeltpumpsu, on ju. Ja siis ma rääkisin neile, et see off-road ikas teil ei ole nii-öelda see kergaagisena, mida võib igale poole järgi panna, et tehke mulle üks kergaagisena. Ja need muidugi võtsid kohe tuld ja ütlesid, et Villes Köhvel, kohe teeme. Ja siin nüüd on siis see maailma kõige esimene Respo off-roadikas, mis on siis kergaagisena ehitatud. Sinul selles off-road Agises, pärast räägime korra selle nii-öelda toa poole peal, aga sellest Agisest endast veidi on ju. Ref on sul autoga veidi sarnasem on ju. Kas nagu tõesti on siukest ratast vaja selle Agisel? Siin võiks ju tunduda, et siin ükski telgi vea, siin võiks ükskõik mis all olla. Ja eks see ratta kõrgus pigem on selle jaoks, et tõsta Agist ja silda maast kõrgemale. Ehk selle clearance'id ka, on ju? Just, et see ongi see, mis temast selle nii-öelda off-road variandi teeb tavalisega, on ju, et kui see, mida madalam on ref, seda madalam on ka kõik asjad, on ju, et sa võid mingi tõsteid ja asju teha, aga sild on ikkagi päeva lõpuks see, mis määrab, kui kõrge clearance sul on ja mis sul kännu taha takerdub. Et see nüüd annab selle vabaduse, et ta ikkagi suures osas tuleb kõikidest asjadest üle ja ega see kombo tegelikult on ka täna selles mõttes nagu veits siuke kass on ju, et kass on ka see, et kui näeb auku ja peale läbi läheb, siis tuleb ülejäänud kass ka. Et auto täna on madalama rehvi ja madalama clearance'iga käru. Ehk siis kui auto järgi läheb, siis käru igal juhul tuleb. Aga vedrustuse koha pealt sa ütlesid, et siin on ka nagu tavalisest vedrustuse koha pealt nüüd ma pidin loobuma sellest vägevast heast off-road vedrustusest tänu sellele, et ta sai kergagis ehitatud. Et see on praegu see tavaline lehtvedrudega torsoonsild siin. Nii, siis ma mainisin ära. Siit ülevalt käib lahti sul markiis. See on jälle üks selline asendamatu asi, sest tegelikult ega sa ju ei taha kogu aeg siinistuda. Siis on hea sul teha siia markiis lahti tõmmata, sul tekib siia Agise ette selline mõnus istumise ala, saad enam-vähem kuiva jalaga tuppa, et ei ole nii, et sa teed ukse lahti ja kohe pahinad. Sajab pähe. Just. Niisugune täitsa ju elutoa mõõtu asi. Elutoa mõõtu, jah, eriti suur on kontrast selle eelmisega, mis oli selline lühem variant. Ta oli selline 0,5 meetrit lühem. Ja magada sai, kõik oli korras, aga tegelikult oli see, et jalanõud ei mahtud kuskile ära, on ju, kui tahtsid sahmida siin mingid riideid vahetada asju, siis jäi sutsu kitsaks, nii et... Ma katkestan su jutu ja üks asi, mida mina ka alati naudin, kui sa kuskil matkal oled. Tihti lugu inimesed panevad mingid täispuhutavad madratseid, aga see... Pagan selle otsas elamine on niisugune pooläge. See on ikkagi niisugune ju, nagu tuledki koju voodisse, sa magad siin hoopis teist pool. Ega sa kodus ka täispuhutava madratsi peale ei maga. Just täpselt. Ja kuna see on minu jaoks ikkagi nagu kodu selles mõttes, siis peabki mugav olema, on ju. Ja selleks, et ei oleks kõle tühi kuut, originaalis on see ka madratsid maas, aga mina tahan, et mul oleks ikkagi normaalne voodi, on ju, saan magada, siis ma lasin sõbral teha sellise väikse kööginurga siia paari riiuli ja sahtliga, et oleks kuhu peale pliiti toetada, et oleks kuhu asju ära panna, sest asju ikka tekib, on ju. Ja siis mis siin siis veel on? Siin on siis ees kogu see elektrisüsteem, siis minu Agisel on Respos kohe originaalis peale ehitatud ka see elektrisüsteem, eks siis mul on põhimõtteliselt, kui nüüd eest keerata rubillik järgi, siis on siin timmeriga LED-valgustus, on ju, saab panna endale sellist kõvadusega valgust või heledusega valgust, nagu parasjagu tahad, siis saab siin USB-sid laadida, siin on sigaretisüütaja,
laadija, siin on stepslid, kui ees on inverter ka, kui inverter järgi lülitada, tuleb siit 220 voolu. Aga see kõige tähtsam asi... Ja kõige tähtsam asi, kuna ma juba enne ka ütlesin, et aasta ringi käib elu selles majas, on ju, et siis on siis see selline kerolahendus siin peal, mis siis on ka selles mõttes ka sellise tuulutusfunktsiooniga, et kuumal suvepäeval panen lihtsalt ventileerima ja ta keerutab siin seda õhku ringi ja elu jälle selle võrra mõnusam ja mugavam. Kuule, aga lähme vaatame, mis sul kastika peal on. Sul see kastikas ei ole nagu päris tavaline kastiauto. Miks sa üldse kastiauto valisid, kui sa selle kasti kinni ehitasid? Kastiauto on funktsionaalne. Teiseks ta on maastur, mis võimaldab igale poole sõita. Ja kuna ta sattus mul ühe toreda koostööprojekti raames kätte, siis see asi sai siia ehitatud just sellepärast, et ma olen ka aktiivne katusetelgi kasutaja, mida ma praegu ei ole jõudnud veel peale panna, sest see on lihtsalt nii palju mugav. Siis oli vaja tõsta see telk kasti pealt nii palju kõrgemale, et ta ulataks, mahuks ära. Ja auto katusele välja. Aga katuse telgiga ja sellega 4 inimest autos ja 4 inimest saavad tegelikult magada siis. Absoluutselt, siis ongi kahetoaline, et näiteks ka lastega minna nädalavahetusel kuhugi välja, nii et karilapsi on kaasas, on ju, siis ongi nii, et ise magad üleval katusetelgis, ajad siia ja ühesõnaga kõigil on hea ja mugav olla. Aga see sai tehtud ja siis see on muidugi lõppematu arendus, et ma Instagramis printisin mingid pildid välja, mis mulle tundus, et kastikatele on nagu head asjad ja läksin siis jälle vana hea reisikaaslase juurde ja ütlesin, kuule, tee see. Ja siis ta tegi ja siis me ehitasime seda ümber ja siis me arendasime nii, et lõpus on nüüd see esimene osa sai kinni ehitatud, seal on suur panipaikus, kõik toolid, lauad, kõik selline mudru, mida nagu laagris ikka vaja läheb, on ju. Ja see on nüüd selline asi, mis siis sai eelmine aasta, kui me käisime autoga Ahvenamaal Turu saare kaudu, et siis sai tehtud selline Overland köök siia sisse, et ta põhimõtteliselt on siis nii, et saatli lahti tõmmata ja siin on jälle pliidi lahendus on ju, gaasid on siin all, taga on veel suur sahtel ja üleval on siis selline sahtel, kus on siis sees igasugused muud asjad on ju. Et on siuke väliköök põhimõtteliselt, et see on sul autokastis kogu aeg olemas ja kui siukest Overland tüüpi matka harrastad, siis on siit nagu maru hea hommikul kohe teha, et ei pea hakkama mingit lõket tegema või mingit laudasid asju. Aga samas see mainitud lõkkealus paistab seal koos puudega ka. Jaa, siis on sõber tegi lõkkealuse, sest aeg-ajalt ma ikkagi satun sellistesse kohtadesse ja ütleme nüüd selle kriisi ajal, mida on see, et kõik inimesed on metsa läinud. Ja see, et sa reede RMK-d on niimoodi rahvast täis. Et reede õhtul või laupäeva õhtul mõtled, et läheks RMK kohta, see on põhimõtteliselt see soovunelm, et see on juba 600 inimest on enne siin mõelnud selle peale ja nad on kõik seal, on ju. Siis olen mina sedamoodi veider vend, et minule meeldib oma lükkepuud ka kaasa võtta, sest elu on näidanud, et alati ei saa panustada selle peale. Loodusele on ju ja ka nende RMK kohtades on vahest nii, et eelmine vend on kütnud kogu selle puurida tühjaks ja eriti kehva, kui sõidad laagrisse ja tuld ei saagi teha, sest puud ei ole või on märjad, on ju. Siis on mul oma puud kaasas. Siis on ikkagi, ütleme, labidas kulub aeg-ajalt marjaks ära, siis on veekanistrid, sest vett ikka läheb laagris vaja ja seal taga lõpus on mul siis üks suur kast, mille sees on siis siuksed asjad, mida nagu kogu aeg vaja ei ole. Seal on siis natukene grillsütt, seal on süütumisvahendid, seal on 2 paari matkauiske, seal on siis veniv köis, millega ennast aidata või teisi aidata, kui keegi on kuskile kinni jäänud ja siis on loomulikult seal ka hunnik neid vaesemehe vintse. Koormarihmad, sest vahel ongi see, et sa oled kuhugi kinni jäänud ja selleks, et liikuma saada, on sul tegelikult vaja ainult paari sentimeetrit liikuda, et rehv kuskilt nagu kinni haaraks. Et siis see koormarihm päästab ära küll, sest ma ei ole tahtnud seda nii-öelda auto välimust hakata lõhkuma. Et päris vintsi külge retsida just. Jah. Kui nüüd kellelgi oleks huvi sinuga kuskil laagriplatsil kokku saada või sinu asju jälgida, siis laisaarlane on .ee ja villis.ee need motoriseeritud matkad. Visake Väntsile silm peale, aga mina tunnen seda meest juba 10 ja rohkem aastat. Iidamaad on. Jah, ikka käime näed kuskil koos jälle midagi tegemas. Kuule, tänud, rõõm, puhas rõõm.